Shallow! Udusest Costa Ricast siit Piret Vaiferi taas kord teie ees pühapäeva pühitsusega. No oma arust tegin silmad puhtaks, see on lihtsalt sellepärast, et on nii udune või lihtsalt tõesti ei saanud korralikult silmi puhtaks. Loodetavasti ei hakka vihma sadama või noh, tibutab praegu, aga et ei lähe hullemaks. Muidu ma pean tuppa kolima. Nii, mul on kommiraamat kaasas. Kommiraamat on kaasas. Siin ei ole eriti midagi näha enam. Valge laik. Aga küsi üks number 1, mis ta mul nüüd oli eesti keeles 64-ni. 1-64-ni. Kui sa tagantjärgi vaatad, siis ma saadan sulle sõnumi. Ma võtan siit meile kõigile ühe. Kas sul on ruumi õnne jaoks? Kas sul on ruumi õnne jaoks? Kuidas on see ruum õnne jaoks? Avardame ruumi õnne jaoks. Nii, mul oli täna, ma nüüd jõudsin, see oli nii huvitav, vaata, ma olin ju siin seda koera ja kassi hoidmas. Ja täna nad jõudsid, alguses nad pidid jõudma õhtul koju, nii ja ma mõtlesin, ma teen laivi nende juurest. Siis nad ütlesid mulle, me jõuame täpselt kell 12. Siis ma mõtlesin, äkki ma siis, mis ma siis teen, äkki ma teen laivi varem või teen laivi hiljem ja siis ma küsisin nende käest, et kas on nagu, saate nagu täpselt öelda, kui te nüüd, kuna te juba teel olete, et mis te arvate, mis kell te koju jõuate. Ja nad ütlesid, nad arvavad, et nad jõuavad 11:20 ja siis saavad ma koju toodud ja siis ma saan oma laivi teha. Ja nad jõudsid isegi 5 minutit varem, nii et kõik oli täpselt ilusti ajas. Jõudsin koju, jõudsin veel toidu külmkappi panna ja nüüd hakkan laivi tegema. Nii, ja täna on siis lõpuks see päev käes, kus ma tõlkisin ära Teal Swani terviklikkuse protsessi, the completion process, mis on hästi hea protsess, mida teha iga kord, kui me oleme trigerdatud. Ta ütleb siin eesti keeles, mul on siin eesti keeles ka see sõna, aga jah, ühesõnaga 2 sõnaga. Et iga kord, kui midagi tuleb üles, siis see on väga hea protsess, millega seda nagu läbi töötada. Nii, ja ma arvan, et ma hakkan pihta. Et mis ma siin ikka, kaua ma siin ikka lobisen. Nii. Kõigepealt siis, tere, ütleb Teal Swan, tere! Kui sa oled vaadanud mu videosid ja intervjuusid või osalenud Teali töötubades, oled sa ilmselt kuulnud teda mainimas terviklikkuse protsessi, the completion process. Kuid sul ei pruugi olla veel kindlat arusaama, mis see täpselt on ja milleks see mõeldud on. Lihtsalt öeldes on terviklikkuse protsess, mis aitab sul lahendada ja tervendada traumasid. Kui me destilleerime selle olemuseni, siis terviklikkuse protsess on protsess, kus sa teadlikult kasutad päästikut, triggerit, et minna tagasi lahendamata trauma juurde, mis on selle päästiku juur. Selleks, et seda teadlikult taas kogeda. Et tavaliselt inimesed ju ei taha uuesti kogeda neid asju, mis me oleme läbi elanud, aga mis siis, kui selleks, et terveneda, on meil seda vaja. Nii, et pöörata ümber dissotsiatsiooni ja killustumise protsess, see on siis see, mis see killustamise kohta ma juba tegin kunagi video ammu. Et lahendada valu ja stress või nagu mis iganes rahutus, mis on endiselt lahendamata ning saada sügav teadlikkus iseendast, mis võib seejärel väljenduda positiivsetes muutustes sinu igapäevaelus. Võib-olla arvad sa, et see ei kehti sinu kohta, sest enamik inimesi ei tea üldse, et nad on kogenud traumat. Võib-olla me arvame, et trauma peab olema midagi hirmsast siis suurt. Kuid tegelikkus on see, et kõik inimesed on kogenud mingisugust traumat. Mida see kõik siis tähendab? See tähendab, et me peame vaatama traumale täiesti uuel ja värskel moel. Kõigepealt, mis on
trauma. Lihtne definitsioon traumale on emotsionaalne valu ilma lahenduseta. See võib ka olla füüsiline valu, mis tegelikult tekitab emotsionaalset valu ka, eks ole. Selle definitsiooni juures peaks sulle silma jääma, et see võib tähendada ükskõik mida. Alates imikust, keda võõrutatakse rinnast, kuni krooniliste kogemusteni, kus sa lõpuks tunned, et sinu väärtus teiste silmis sõltub ainult sinu soorituse kvaliteedist, kuni veteranini, kes on näinud sõjas kaaslasi maamiinide tõttu plahvatamas, kuni keerulise seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduseni. Need on kõik traumad. Näiteks Scott ju, kui tema sündis, siis tal tehti see lõige ka, eks ole, ehk siis till lõigati ära, kõigepealt esimene suur trauma kohe, on ju. Enne seda tegelikult ta võeti tangidega emaüsast välja. Et nagu kohutavad traumad, mis on tekitatud meile juba sündimises, eks ole, et nagu tema pole ainuke, kes on seda läbi elanud, et nagu nii palju imikuid on seda läbi elanud. Trauma on midagi, mis juhtub kõigis ühiskonnakihtides, kõigi demograafiliste rühmade seas, igas vanuses, rassis, klassis, usus ja soos. Ei ole ühtegi inimest, kes ei oleks traumat kogenud. No näe, Reigo, jõudsid vist kohale. Lõpuks ometi ma juba siin sissejuhatuse juba ära teinud kõik. Aga jah, et kõik me oleme kogenud traumat ja siis terviklikkuse protsess, millest ma täna räägin, ongi siis selle jaoks, et traumasid tervendada. Ja on väga palju erinevaid traumasid, mida inimene võib kogeda. Kõik inimesed on kogenud oma elu jooksul mingit liiki lahendamata valu. Kõik on teinud oma isiksuses kohandusi selle trauma tagajärjel. Ja kõigi inimeste praegust täiskasvanu elu mõjutavad lapsepõlves kogetud traumad. Me kõik oleme mõjutatud nendest traumadest, mis me lapsepõlves läbi elasime. Ja tegelikult just need sündmused on nende probleemide ja raskuste juur, millega me oma täiskasvanu elus silmitsi seisame ja mille pärast me nüüd vaevleme. Ma ütlen seda uuesti, sest see on äärmiselt oluline mõista. Erinevate probleemide juur, millega sa oma täiskasvanu elus silmitsi seisad. Asjad, millel näiliselt ei ole mitte mingit seost sinu minevikus kogetud traumadega, on trauma. Erinevate probleemide juur on trauma. Siin on väike nimekiri sellest, mida lahendamata trauma võib põhjustada. Nii-öelda kinnijäämise tunne, et siis ei tea, kuhu poole liikuda, mida teha, mis edasi saab. Seksuaalsed probleemid, igasugused seksuaalsed probleemid, otsustamatus, sõltuvused, rahalised blokeeringud, ükssildus, eesmärgituse tunne, hirm ebaõnnestuda, tunne, et sa pole piisavalt hea, sotsiaalne ärevus, tuimus, krooniline stress ja ülekoormatus, häbi ja süütunne. Mäletate, häbi kohta ma tegin juba video. Enesesabotaaži mustrid, vaimse tervise häired, ärevus, jõuetus, kontrolliprobleemid, füüsilise tervise vaevused, identiteedikriis, perfektsionism, kaassõltuvus, hirm läheduse ees, läbipõlemine, raskused piiride seadmisega, söömishäired, igasugused suhete probleemid, mis tahes tüüpi suhetes, mitte ainult armupartnerid, PTSD, mis on siis posttraumaatiline stressihäire, krooniline rahulolematus elus ja usu mind, palju enamat. See on ainult väike osa sellest, mis tegelikult on kõik lahendamata trauma põhjused, nagu mis on põhjustatud lahendamata traumast. Trauma muudab meie elu kulgu. Kui trauma juhtub, kogeme me valu ja rahutust. Me anname sellele valusale kogemusele mingi tähenduse ja see omakorda muudab viisi, kuidas me mõtleme, milliseid valikuid teeme elus, milliseid tegusid sooritame ja millist käitumist näitame.
Inimesed ei ole sageli üldse teadlikud, kui palju nende kogetud traumad on mõjutanud nende elu kulgu. Nüüd lähme veidi sügavamale. Nagu ma mainisin selle video alguses, kasutab terviklikkuse protsess päästikut, triggerit, et avada uks sellega seotud trauma lahendamiseks. Ehk siis, kui sa tunned, et trauma, et mingisugune trigger, mingisugune asi on nagu tuleb üles, mingi päästik, siis see on sinu uks trauma lahendamiseks. Päästik on mis tahes asi, mis paneb sind meenutama või toob pinnale mingi elemendi sinu mineviku trauma mälestusest. See võib olla sõna, toon, hääl, lõhn, aisting, nägu, koht või ükskõik milline olukord või asi. Sa ei pruugi tegelikult teadlikult teada, mis täpselt paneb sind äkitselt tundma haigena, haavatuna, ärevil või ebamugavalt, kuid sinu alateadvus teab. Sel viisil on päästik meeldetuletus varasemast traumast ning see on signaal, et tuleb tegeleda vastava teemaga. Hoolimata sellest, et päästikud on sageli ebameeldivad, ei ole need tegelikult negatiivsed. Pigem on need kutse lahendada see, mis sinus endiselt lahendamata on. Need on kutse taas integreerida killustunud osad iseendas oma tervikusse ja saada uuesti terviklikuks. Kui mälestus tõuseb päästiku mõjul pinnale, ei tule see tingimata tagasi korraga ühe ilusa ja ühtse tükina. Seda seetõttu, et mälu salvestub sageli killustunult. Nägemused, mis on seotud mälestusega, võivad olla talletatud eraldi heli või tundekomponentidest, mis selle mäluga kaasnevad. Miks see kõik oluline on? Sest see tähendab, et päästik võib esile kutsuda ainult mälestusega seotud tunde. Kui see juhtub, kogeb inimene tegelikult mälestuse taasmeenutamist, kuid ainult selle tundelist osa. Toon sulle näite. Kujutle, et naine kõnnib poes riiulite vahel ja tunneb äkki sama lõhnaõli lõhna, mida kandis mees, kes teda noorena ründas või väärkohtles. Ta ei pruugi isegi teadlikult märgata, et ta on seda lõhta tundnud või et see meenutab talle just seda kogemust. Ta võib äkitselt tunda sügavat lootusetuse tunnet. Süda hakkab pekslema, ta võib tunda end täiesti eraldatuna, isegi kui ta on rahvarohkes kohas. Ja ta võib tunda, et paanikahoog on tulemas. Kuna ta ei ole teadlikult neid seoseid loonud, ei tundu tema kogemus loogiline ega vastav tema hetke keskkonnale. Selle lõhna tundmine oli päästik. Ja nüüd võime öelda, et ta on käivitunud, triggered. Vot see oli see sõna, mida ma alguses otsisin, käivitunud. Ehk siis triggerdatud, triggered. See on termin, mida sa oled võib-olla kuulnud. Terviklikkuse protsess võib üldjoontes jaguneda sammudeks, kuid see on mõeldud voolama ühtse ja pideva protsessina. Ehk siis tee seda ühe korraga. Tegelikult mina teen neid asju ka vahel ma ei tee kõike korraga läbi, aga isegi kui sa teed ühe sammu üks päev ja siis teed teise sammu järgmisel päeval, siis ikkagi toimib. Et sa saaksid sellest parema aru saama, annan sulle nüüd lühidalt ülevaate neist sammudest. Esimene samm. Kui sa koged päästikut, suuna oma tähelepanu täielikult sissepoole ja aseta kogu oma kohalolek sellele tundele. Tingimusteta kohaloluga. Ehk siis sa ei vaata seda mingi nurga alt. Sa lihtsalt oled täiesti tingimusteta sellega kohal. Sisuliselt harjutad sa emotsionaalse kogemise praktikat. Teine samm. Kutsu esile mälestus, mis on selle päästikuga seotud, et see tõuseks sinu teadlikkusse. Ja kuidas sa seda teed? Seda Tiil siin praegu ei räägi, aga sa lihtsalt lased sellel põhimõtteliselt jõuda endani. Et sa ei pea minema seda otsima, sa ei hakka paaniliselt mõtlema, vaid sa lihtsalt küsid ja sa lased sellel endani jõuda, samal ajal olles endaga kohal. Kolmas samm. Vali oma vaba tahtega seda mälestust taas kogeda. Esimeses isikus, ehk siis sina koged endana seda
valid seda mälestust taas kogeda endana, et siis mitte nagu kõrvaltvaatajana, mis oleks lihtsam, vaid sinu endana, kui võimalik. Avades end kogu sellele sensoorsele kogemusele uudishimuga, ma pean see kohe ära parandama, pärast me enam ei näe. Ja aktsepteerides juhtunud täpselt sellisena, nagu see oli, ilma midagi muutmata. Saad aru? Lähed sellesse kogemusse, avad ennast sellele ja siis sa kinnitad ehk valideerid selle mälestuse sees oleva tunde ja kogemuse. Sa nagu jah, nii ma tundsin. Jah, nii see juhtus. 4. samm. Nüüd liigub protsess aktiivsest tunnistamisest aktiivse visualiseerimise faasi. Sa tood oma täiskasvanu mina sellesse mälestusse, aga alles pärast seda, kui sa oled olnud kohal, sa ei saa nagu kiirustada seda protsessi, okei? Oled kohal, valideerid. Siis tood enda täiskasvanu mina sellesse protsessi, sellesse mälestusse. Sa võid valida, kas kogeda seda, kas täiskasvanu vaatenurgast, nüüd sa võid seda valida, või laps mina vaatenurgas selles stseenis, ehk siis sa oled selles stseenis tagasi ja nüüd vaatad, kas sa näed täiskasvanu ennast tulemas enda poole või sina täiskasvanuna liikumas enda laps mina poole. Ja võid ka nagu soovi korral vahetuda nende vahel, vahetada oma vaatenurka. 5. samm. Täiskasvanu pakub lapsele mingisuguse lahenduse või lõpetatuse selle mälestuse traumaatilise kogemuse suhtes. Üks olulisemaid aspekte siin on see, et täiskasvanu mina kinnitaks ja tunnustaks laps mina tundeid ja kogemust. Ehk siis sa lähed enda laps mina juurde, kui sa oled täiskasvanu perspektiivis ja vaatad seda, nagu oled temaga koos sellel hetkel valideerides, et sa siis vaatad nagu koged, nagu annad talle teada, et sa nagu mõistad teda sel hetkel, oled temaga siin kohal. Ja siis sa võid põhimõtteliselt läbi mängida mingisuguse asja, mingisuguse lahenduse, mis oleks võinud sellel hetkel olla. Näiteks, kui sul oli niimoodi, et sa olid lapsena ja ema karjus su peale, ütleme nii, on ju. Ja siis sa võid nüüd selle läbi kogeda, on ju, alguses sa oled endaga kohal sellel momendil. Jah, see oli, ma olin seal. Ja nüüd sinu täiskasvanu mina tuleb näiteks sinna ja näiteks ütleb su emale, hei, niimoodi ei ole õige. See ei olnud tema süü, see ei ole okei minu peale niimoodi karjuda. Või tuleb sa võid isegi kujutada, et tuleb ingel taevast ja näiteks õpetab su emale, kuidas õigesti käituda. Või et kuidagi sind päästetakse ära sellest olukorras, kui on näiteks mingisugune väga kriitiline olukord. Et nagu see on nüüd täiesti sinu teha, mida sa seal nagu lood. See on sinu kujutlusvõime. Mida sa tahad, milline võiks olla sellele probleemile olnud lahendus, mida siis ju ei tulnud, eks ole. 6. samm, kui kergendustunne on tekkinud, tänu sellele lahendusele, kiirendad sa tervenemist kutsudes tagasi kõik võimalikud enda osad, mis selles dramaatilises kogemuses sinust eraldusid, ehk siis sa kutsud nad nagu taotluslikult. Kutsun tagasi endasse kõik osad, mis sel hetkel killustusid, sest see oligi see hetk, kus me killustusime. Ja nüüd sa saad valida peale seda, kui sa oled selle kergendust, selle lahenduse leidnud, ma kutsun tagasi kõik osad endas, mis sel hetkel killustusid, eraldusid. Ja 7. samm, sa täidad selle lapse või laste, on ju, sest kõik need killustunud lapsed, vajadused selles mälustseenis. See samm on mõeldud tooma lahendus sellele valule ja rahutusele, mis selles mälestuses esineb. Ehk siis, kui tal nüüd, mis vajadus tal on, sa rahuldad selle vajaduse. Ehk siis näiteks ema karjus mu peale, leidsime lahenduse ja nüüd siis vajadus oli see, et ema tunnistab mulle, palun andeks, kallistab mind ja ütleb, et ma enam nii ei tee. Näiteks. See on siis lahendus. Ja siis see on see nagu lapse vajadus, eks ole, sellel hetkel. 8. samm. Kui lapse vajadused on täidetud, annad sa lapsele valiku jääda sellesse nüüd muudetud mälestusse
veendudes, et lapse soov sinna jääda on tõepoolest kooskõlas tema sisemise rahu ja lahendusega või, mis on tõenäolisem, sa võtad lapse kaasa oma turvapaika. Mina olen selle teinud nagu hingekodu. Meil on ka hingekodu meditatsioon. Peaksin tegelikult salvestama hingekodu meditatsiooni. Ma olen neid aeg-ajalt teinud. Ehk siis turvapaik, safe heaven inglise keeles. Turvapaik ehk hingekodu on turvaline ruum, mille sa lood oma mõttes. Selleks, et tuua sinna need lapsed ehk need osad endas, kes on olnud seotud selle traumaatilise kogemusega. Nii, kuidas on siiamaani? Püsid pardal veel. Ja nüüd 9. samm, kui laps valis tulla kaasa sinna turvakodusse, hingekodusse, turvapaika, siis sa toodki ta sinna ja deaktiveerid selle mälestuse. Selle kohta ta praegu siin pikemalt ei räägi, aga põhimõtteliselt sa võid siis nagu seal selles hingekodus või kus sa selle lapsega oled, turvapaik. Te võite nagu välja mõelda mingisuguse rituaali, mis selle mälestuse kustutab. Deaktiveerib, et see ei ole enam üleval valusa mälestusena. Sa võid selle põlema pea panna, sa võid selle lasta alla voolu minna, mis iganes tunne sinul on, seda teha. 10. samm. Sa lood lapse või laste jaoks puhastuse ja tervenduse, et luua selgust ja distantsi mineviku suhtes. Seda tehakse tavaliselt just selles turvalises ruumis, näiteks vannis või tervendavas veekogus lapse pesemise kujutluse kaudu, kus tervendav vesi puhastab ja tervendab. Näiteks võid ette kujutada, et seal sinu hingekodus on tervendav allikas, jõgi, järv, mis iganes, ookean. Ja siis sa võtad selle lapse ja paned ta sinna vette ja lased tal terveneda. Ja nagu mida rohkem sa sellesse panustad, sellesse visiooni, seda rohkem see sulle panustab. Ja 11. samm, seejärel kohtud uuesti lapse vajadustega ja lood täiendava lahenduse selle traumaatilise kogemuse jaoks, millest laps on nüüd juba väljaspool, aga seekord turvapaiga kontekstis. Ehk siis sa võid nüüd luua talle täiesti uue lahenduse, näiteks kui ta soovib, et tal oleks oma ükssarv või oma ingel tema kõrval, siis mida iganes sa soovid, eks ole, lood selle lahenduse seal nüüd. Ja 12. samm, kui laps on selles paranenud seisundis, annad sa talle võimaluse kas jääda turvapaika või ühineda sinuga siin ja praegu. Mõlemad valikud on täiesti õiged. Sõltuvalt lapse otsusest teed sa seda, mis loob kogemuse suhtes täieliku lõpetatuse tunde. Selline protsess. Nüüd, pärast seda terviklikkuse kogemust seoses selle traumaatilise kogemuse lahendamisega naased sa teadlikku hetke siia ja praegu, samamoodi nagu pärast meditatsiooni. Ja seejärel, lähtudes sellest, mida sa kogesid ja teadvustasid, otsustad sa, kuidas seda lahendust või muutust praktiliselt ja käega katsutavalt oma igapäeva ellu rakendada. Terviklikkuse protsess juhatab sind lahendamata kogemuse juurde, et sa saaksid teadlikult luua lahenduse, mida sa toona ei saanud luua. Kui me lahendame valu selle asemel, et lihtsalt sellega toime tulla, nagu enamik inimesi teeb, saame me põimida selle negatiivse kogemuse oma olemuse kangasse viisil, mis meid tegelikult toetab. Me ei ole enam vaevatud valusate negatiivsete emotsioonide poolt seoses selle sündmusega. Me suudame elada olevikus ilma, et tunneksime, et oleme pidevalt tagasi tiritud selle valusa mälestuse juurde. Jah, see on päris hea protsess. Mina olen seda päris mitu korda, päris mitmeid kümneid kordi teinud ja jään edasi tegema. Ja ma ei ole teda nii põhjalikult isegi teinud kunagi, aga nüüd ma siis tean, et saab veel põhjalikumalt teha. Põhimõtteliselt tähendab see, et see, mis minevikus juhtus, ei kontrolli enam seda, kuidas sa end praegu tunned või käitud. See ei tähenda, et me tunneksime end selle pärast hästi või oleksime isegi tänulikud, et see juhtus. Nagu mõned inimesed arvavad või mõnele inimese jaoks juhtub. Et tervenemine pigem tähendab see,
et see ei tundu enam nagu elav haav, mis valutab iga kord, kui seda puudutada. Ega midagi, millega sa ikka veel võitled. Selle asemel tundub see nagu arm, mis on küll olemas, aga enam ei valuta. Üks asi, mida tuleb meeles pidada, on see, et terviklikkuse protsess ei ole mingi lihtne mõtteline harjutus. See on väga sügav tervendusprotsess. See muudab su elu. Tundide, päevade, nädalate ja kuude jooksul pärast seda võib see panna sind täiesti tegema sind täiesti teistsuguseid valikuid. Tegutsema teistmoodi, tõmbama ligi teistsuguseid inimesi ning mitte enam reageerima nii, nagu sa seda varem tegid. Tervenemine on väga erinev pelgalt valu leevendamisest. Enamik inimesi jõuab vaimsuse ja enese abini läbi valu. See tähendab, et nad on rahutuse või kannatuse seisundis. Kui inimesed tunnevad valu ja rahutust, tahavad nad kahte asja. Nad tahavad terveneda, see tähendab tegelikku lahendust probleemi juurpõhjale ja nad tahavad kohest valu leevendust. Kuid need kaks asja võivad sageli olla nagu kaks teed, mis hargnevad täiesti vastassuundadesse. Sa oled ilmselt tuttav anesteetikumidega ehk valuvaigistitega, näiteks nagu novokaiin või morfiin, eks ole. Nende kasulikkus on ilmselge, aga neil on ka tõsine varjukülg, kui neid kasutatakse valedes olukordades või valel moel. Mina näiteks proovin üldse mitte valuvaigisteid võtta, aga siis, kui mul on valus, sest minu esiteks sellepärast, et kui ma ei tunne, siis ma võin endal rohkem haiget teha, eks ole. Aga nüüd, valu eksisteerib põhjusega. Valu on alati märk sellest, et millelegi tuleb tähelepanu pöörata, midagi muuta või teha, et inimene leiaks end taas joonduses oma heaoluga. Näiteks valu, mida tunned, kui puudutad kuuma pliiti, kutsub sind kätt ära tõmbama. Kui sa valu ei tunneks, jätaksid sa oma käe pliidile ja see põleks täielikult ära. Terviklikkuse protsess ei ole loodud selleks, et lihtsalt muuta asju paremini tunduvaks. See on loodud looma radikaalselt tervendavat muutust. Ja see protsess ei pruugi alati tunduda hea. Toon sulle näite, et sa mõistaksid, mida ma silmas pean. Kujutle, et üks naine otsustab hakata kasutama terviklikkuse protsessi. Tema lapsepõlv oli väga düsfunktsionaalne. Ta kasvas üles kodus, kus teda koheldi pigem nagu nukku kui last. Kujutle, et tema ema riietas ta alati nii, nagu tema tahtis, et tütar kannaks. Rahuldas tema vajadusi ainult siis, kui see oli tema jaoks sobiv. Võib-olla ootas, et lapsel oleksid samad huvid, mis temal. Keeldus tunnistamast mingeid piire ning ignoreeris teda täielikult iga kord, kui laps käitus millegi muuna kui armsana. See väike tüdruk pidi oma minatunde maha jätma, et oma emale meelejärjel olla. Ta õppis, et see on viis, kuidas omada turvalisi suhteid ja üldse mingitki võimalust oma vajaduste rahuldamiseks. Nüüd ajas edasi kirides, see naine, kes on oma traumaga kohanenud, on valinud endale elu, mis on nende kohanduste otsene kõrvalprodukt. Abikaasad, kelle ta valis, elu fookus, mille ta valis, sõbrad, kes tal on, viis, kuidas ta riietub, koht, kus ta elab. Nüüd, kui ta hakkab kasutama terviklikkuse protsessi, the completion process, peab ta mitte ainult tõeliselt nägema seda reaalsust, mis tema lapsepõlves polnud okei. Ja tundma seda valu sügavalt oma olemuses. See ei ole nii, et ta tuleb protsessist välja ja tunneb end suurepäraselt elu suhtes, mida ta elab. Kujuta ette, et ta abiellus mehega, kes täpselt nagu tema ema ootab, et ta oleks nukk. Mitte midagi enamat kui see, mida tema tahab ja eeldab, et ta oleks. On tõenäoline, et ta tuleb terviklikkuse protsessist välja ja tunneb end äkitselt paremini oma konkreetse abielu suhtes. On ebatõenäoline.
see on ebatõenäoline. On palju tõenäolisem, et ta äkitselt ei ole enam okei nende asjadega, millega ta varem teeskles, et on okei. Tegelikult hakkab ta tahtma oma abielu muuta. Ja kuidas tema abikaasa sellele reageerib? On reaalne võimalus, et ta reageerib sellele halvasti. Ja nii tekib abielukonflikt. Lõppude lõpuks on ta esitanud end kui üks inimene ainult selleks, et hakata muutuma kellekski teiseks. Võib-olla kellekski, kellega ta abikaasa ei oleks tahtnud üldse abielluda. See tähendab potentsiaalselt isegi lahutust, kui ta on sellise protsessi keskel oma tervenemise tulemusena. See ei tundu hea. See võib tunduda vajalik, aga vajalikud asjad ei tundu alati head. See on edasiminek, kuid see ei pruugi nii tunduda, kui sa oled selle keskel. Seepärast võib mõnikord tunduda, et terviklikkuse protsess teeb asjad halvemaks, enne kui teeb need paremaks. Nii et ma ütlen seda ühe korra. Ei, ma ütlen seda mitu korda. Niimoodi ta ütleski, parandas ennast kohe. Inimene ei tohiks teha terviklikkuse protsessi, kui ta ei ole valmis tegema oma elus reaalseid käega katsutavaid muudatusi vastavalt sellele, mida tema individuaalne protsess paljastab. Veel üks asi, millest teadlikuks saada, on see, et inimesed on sageli šokeeritud, kui nad ootavad, et nende pere toetab nende tervenemist ainult selleks, et avastada, et nende enda perekond, võib-olla isegi sõbrad, on nende tervenemisele vastu. Pered kipuvad olema väga vastupanuvõimelised. Vastupanu osutavad. Mis ma võimelised siin olin? Vastupanu osutavad. Miks ta selle ei ole tagasi? Ma panin siia õige nimi. Mis ta oli? Terviklikkuse protsessile. Samuti Thielile, kui selle protsessi loojale. Ja põhjus on peresüsteemid ja mitte ainult peresüsteemid, vaid ka inimeste sotsiaalsed süsteemid, näiteks sõpruskonna, püsivad koos tänu käitumismustritele. Need käitumismustrid hoiavad neid terviklikuna sellisena, nagu nad on. Ja just peresüsteemid on väga vastuseisvad muutustele. See, mida terviklikkuse protsess teeb, on nende mustrite muutmine. Näiteks kujuta ette, et perel on kindel narratiivmuster, me oleme üksteisega väga lähedased, aga siis inimene läbib terviklikkuse protsessi ja seisab silmitsi reaalsusega, et tegelikult mitte keegi pereliinist ei tunne emotsionaalset lähedust. Nad võivad igal pühal kokku saada, nad võivad teha ühispilte ja anda üksteisele võimalusi ja ressursse, kuid tegelikult ei tunne keegi teist sügavamal emotsionaalsel tasandil. Mitte keegi ei ole tegelikult teise jaoks olemas, kui tal on valus. Nüüd, kui nad püüavad tõstatada mõtte, et tegelikult ei ole keegi peres tegelikult lähedane ja teevad ettepaneku muuta asju, nii et tekiks sügavam emotsionaalne ühendus, paneb see ülejäänud pereliikmetele surve muutuda, eks ole? Ja paljud selle pereliikmed, kui mitte kõik, on tõenäoliselt selle mõtte vastu ja püüavad hoida asju samana, nagu nad on. Samuti tuliselt kaitsta olemasolevat olukorda, väites, et praegune viis on õige ja uus idee on vale ja halb. No või näiteks kujuta ette, et muster, mis inimesel on, seisneb selles, et ta teeb asju, mis toovad talle heakskiidu tema perekonnalt. Ta võib terviklikkuse protsessi käigus jõuda taipamiseni nagu, ei, mul pole üldse kirge selle vastu, mida ma teen elatise teenimiseks. Nii et see inimene ei saa enam elada teiste heakskiidu nimel, hoolimata hinnast iseenda jaoks. Just seda ta on senini teinud. Ta võib töölt lahkuda, rikkudes seeläbi mustri, kus ta käitus viisil, et oma perekonnale meeldida, mitte iseendale. Ja see tõenäoliselt vallandab täiemahulise peresüsteemi kriisi. Teatud pereliikmed näevad end tõenäoliselt ohvritena ja kohtlevad seda inimest kui süüdlast. Mõned võivad ähvardada toetuse äravõtmisega,
Teised süüdistavad tõenäoliselt terviklikkuse protsessi ennast selles, et see on inimese mõistuse segi ajanud. Teised võivad hakata sulle saatma minu Teal Swan'i kohta laimavat infot. Ma olen seda kõike läbi kogenud. Pere, sõbrad, ühiskond. Kui sina muutud, sunnib see muutuma ka iga süsteemi, millest sa osa oled. Eriti just sotsiaalseid süsteeme nagu perekonnad, sõpruskonnad ja nii edasi. Väga kergesti võid leida end olukorrast, kus sinust saab patuoinas, kui sa end muudad. Pole vahet, kas sa muudad end terviklikkuse protsessi abil või millegi muu kaudu. Aga kui sa muudad end ja viisi, kuidas sa teistega suhtled, ja eriti siis, kui sa püüad kaasata teisi inimesi sellesse muutusesse, on see teiste inimeste jaoks väga raske. See ei tähenda, et ära tee seda. Nagu kui sa nüüd arvad, et Teal ütleb, et ära siis tee seda. Ei, see ei tähenda seda. See tähendab, et ole väga tark selles osas ja ära lihtsalt eelda positiivselt toetavat reaktsiooni. Kui sa saad positiivse toetava reaktsiooni ja valmisoleku koos sinuga muutuda, siis pea end osaks väga reaalsest õnnistatud haruldusest, vähemusest. Ehk siis ole valmis, et osad inimesed ei suuda enam sinuga samastuda, sinuga ühes ruumis olla. Sind oma perekonnaks nimetada. Nii, kui sa ei suuda lahendada ja integreerida neid kogemusi, millest oled oma elus läbi käinud, mitte omal süül, jääb osa sinust ajas kinni ja mõjutab kogu sinu elu. See on see killustumise protsess, millest ma olen ka teinud video. Sa väärid elu, mis on vaba sellest mõjust. Ja seetõttu ma Teal lõigi terviklikkuse protsessi, et sul oleks tööriist, millega esile kutsuda tervenemine, nii et sa võiksid kogeda mitte ainult sisemist rahu, vaid ka rahulolu. Kui sul on huvi selle protsessi kohta rohkem teada saada ning õppida, kuidas seda teha ja kui sind huvitab seda ise proovida, on mul mõned valikud. Esimene valik on seda teha e-kursuse kaudu. Ma lõin selle e-kursuse selleks, et tõesti hoida sul käest ja juhatada sind läbi kogu teadmise ja erinevate harjutuste ning samuti läbi protsessi enda. See on muidugi inglise keeles. Kui sulle meeldib see variant, leiad terviklikkuse protsessi kursuse minu veebilehelt aadressil tealswan.com. Teine valik on lasta end läbi protsessi juhatada sertifitseeritud protsessi praktiku poolt. Aastate jooksul olen ma koolitanud inimesi üle kogu maailma seda protsessi läbi viima ja kellegagi koos seda teha võib tunduda just sellise toetusena, mida sa vajad. Ma olen tegelikult mõelnud, et peaks äkki olema ka üks nendest. Ma nii palju nagu kogu aeg jagan tema õpetusid, miks mitte siis äkki proovida sertifitseerida, aga see on natukene üle jõu käiv olnud praegu minu jaoks. Kui ei ole suutnud sellist raha nagu kokku saada. Veel. Annan endale võimaluse. Kui sulle meeldib see variant, võid külastada veebilehte completionprocess.com, mis on, seal on juba olemas need praktikud. Ja kolmas valik on lugeda raamatut, mille ma selle kohta kirjutasin. Selle raamatu pealkiri on sõna otseses mõttes The Completion Process. Sa leiad selle igalt poolt, kus raamatuid müüakse. See on mul ka teine mõte, äkki ma ise pean selle raamatu ära tõlkima, seepärast, et ma ei ole seda näinud veel eesti keeles. Küsisin eile ChatGPT käest ka, kas seda on eesti keeles äkki keegi tõlkinud? Ja ta otsis ja ütles, et ei ole. Äkki on minu teha see asi. Terviklikkuse protsess on täielikult muutnud Teali enda elu. See on muutnud miljonite inimeste elusid üle kogu maailma ja see võib täielikult muuta ka sinu elu paremaks. Ilusat nädalat. Mina olen ka üks nendest miljonitest inimestest. Nagu ma ütlesin, ma isegi ei ole seda täielikult nii läbi teinud, nagu ta kirjeldab,
aga jah, see on tõesti äärmiselt hea protsess, mida läbi teha. Nii, keegi ei ole veel numbreid küsinud, mul on kommiraamat ju täitsa kaasas. Küsige veel, ma ütlen siit ühe numbri veel nii kaua, kui äkki keegi jõuab veel kiiresti öelda paar numbrit. Nii kaua, enne kui pihta hakkame energiajoondusega, nii kaua ma loen siit. Johann Wolfgang von Goethe ütles, et maagia on uskumine iseendasse. Kui sa sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik. Kuidas on uskuda iseendasse ja enda võimetesse, enda traumasid tervendada? Pole paha. No nii, ma ei näe ühtegi numbrit praegu. Võib-olla nad jõuavad minuni hiljem. Nii et hakkame pihta. Leia endale mugav asend. Ma lähen jälle sinna. Näitan teile. Oota. Jõudnud, mis mul siin toimub. Nii. Aha, nüüd ma näen siis numbrid, okei. Oota, ma ütlen siis kiiresti need numbrid ära. Nii, Monika küsis number 35. Okei, tuleb number 35. Oota, ma panen põnevat põõsast näitama nii kauaks. 35, 35, 35. Elus on alati kaks võimalust. Kas leppida tingimustega, milles oled, või võtta vastutus muutuste eest. Tadraam, ilusti tänasesse teemasse. Aitäh, Monika, et seda küsisid. Ja Õie küsis 13. Nii, 13 tuleb siit. Access Consciousnessi küsimus. Mis siis, kui sina, olles sinu tõeline sina, on kingitus ja muutus, mida see maailm vajab? Jälle ilusti teemasse. Kui me teeme läbi need protsessid ja leiame oma tõelise mina sealt alt, siis mis siis, kui see on kingitus ja muutus sellele maailmale? Aga nüüd teeme energiajoonduse. Siit udusest Costa Ricast. Leia mulle mõnus, mugav asend, kuskil, kus on sul mõnus omaette olemine. Mõned minutid. Ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Ja iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Lihtsalt omas tempos tunneme, kuidas meie keha lõdvestub pealaest jalad allani. Võid ka skanneerida kogu oma keha läbi. Kõik pinged, mis kehas on, registreeri need ja hinga sinna. Oleme kohal nende pingetega ja lõdvestume. Lihtsalt lõdvestame selle koha ja niimoodi skaneeri kogu keha läbi omas tempos. Ja kujutame ette, kuidas me laseme oma juurtel, oma energeetiliste juurtel kasvada oma jalataldadest alla maa südamesse, läbi maa kuni maa südamesse, armastuse keskusesse. Ja kujutle, kuidas emamaa võtab need juured armastusega vastu. Ja tunneme, kuidas see armastus täidab meid, läbi meie juurte jõuab tagasi meie südamesse. Laseme selle armastusel mööda meie kehasid laiali valguda. Iga südametuksega valgub mööda meie kehasid laiali. Kogu meie füüsiline keha saab armastusest üle ujutatud. Mis tunne see on? Tunneta seda, kuidas iga rakk on armastusest üle ujutatud. Lihtsalt lõdvestume selle olemise sisse. Samamoodi meie emotsionaalne keha. Mismoodi see on? Kogu meie emotsionaalne keha. Kogu meie tundemaailm.
kõik need kohad, kus me oleme haiget saanud. Laseme armastusel jõuda kõikidesse nendesse kohtadesse. Siin ja praegu. Ja ka meie mentaalne keha. Tunnetame, kuidas kogu meie mentaalne keha saab armastusest üle ujutatud. Ja me muudkui hingame ja lõdvestume selle olemuse sisse, olemise sisse. Lubame endal olla selles heaolu tundes, selles armastuse tundes. Tunneme, kuidas ema maa meid hoiab. Ja saame nagu teadlikuks sellest, et me saame ennast tervendada. Meil on see võime, meil on need tööriistad, meil on need võimalused. Kõik, mis meil on vaja teha, on valik. Kas liikuda enesearmastuse ja tervenemise poole või mitte. Ja võtame vastu ka selle teadlikkuse, et meil on kogu universumi toetus, kui me seda teeme. Isegi kui meie sõbrad või pere meid ei toeta, siis kogu universum soovib, et me terveneme, et me avardume, et me liigume enda tervenemise suunas, enda heaolu suunas. Kui soovid, võib praegu siia enda ümber kutsuda toetuse teistest dimensioonidest või ka sellest dimensioonist, võib-olla kellegi energia, kellegi inimese või looma või see võib ka olla koht, mis energia on sinu jaoks toetav. Võid kujutleda ennast sellesse kohta ja kutsuda need toetava energiaga inimesed, kristallid, loomad, müütilised olendid enda ümber. See ei pea olema loogiline, see ei pea olema reaalne. See on sinu emotsionaalne tervenemine, mida sa valid. Ja hakkame, kui me oleme teinud valiku. Jah, ma valin tervenemise. Siis hakkame seda energiat, seda otsust, seda osa endas, kes selle valiku tegi. Hakkame seda osa endas toetama kogu universumi, nagu kutsume väge sisse. Tõmbame nagu võimendust sellesse osasse, sellesse otsusesse, sellesse olemisse. Tõmbame universumist ja vägevust, võimendust, toetust sisse. Et nagu meil on juba see toetajate ring, aga kutsume ka nagu võimendust, näiteks see võib olla energiakiir. Näiteks energiakiir sinu 3. tšakrasse, sinu päikesepõimingusse, sinu väekeskusesse, sinu loomekeskusesse.
ja vaata, kuidas see sinu 3. tšakra hakkab selle tulemusel võimenema. Issand jumal, koerte haukumispidu läks lahti. Okei, äkki nüüd on rahulikum. Et vaata enda 3. tšakrat oma nabapiirkonnas, seda piirkonda, seda energiakeskust, vaata seda võimendumas, vaata seda kirgastumas, vaata seda väekamaks muutumas. Ja vaata, kuidas ka need nagu tšakrad, mis on selle tšakra ümbruses, hakkavad sellest osa saama ja hakkavad ka võimenduma. Nii teine tšakra kui ka 4. tšakra ehk siis sinu seksuaaltšakra ja sinu südametšakra. Ja vaata, võid kutsuda ka nagu energiakiired nendesse tšakratesse, võimendama ka neid tšakraid eraldi. Näiteks südametšakrasse kutsu sisse roheline ja roosa kiir. Seksuaaltšakrasse kutsu sisse oranž energiakiir. Ja vaata iseennast võimendumas, väestumas. Vaata, kuidas kogu su olemus võimendub, kogu su energiakeha muudkui aga muutub tugevamaks ja tugevamaks. Ja nüüd läheb edasi esimesse tšakrasse, juurtšakrasse, kutsu ka siia punane kiir selle tšakra jaoks. On sinu materiaalne kindlustunne, sinu juur, sinu maandumine. Ja 5. tšakra, mis on sinu kõritšakra, mis on seotud kõige sellega, kuidas sa suhtled iseendaga eelkõige. Ja ka kuidas sa suhtled kogu maailmaga enda ümber. Ja see su kõritšakra värv on sinine. Ja muudkui aga väestume, muudkui aga võimendume aga edasi. Ja nüüd läheb edasi veel kaugemale, läheb kõritšakrast edasi sinu 3. tšakrasse, indigo sinine. Kutsu ka seda värvi energiakiiri sind toetama, võimendama sinu intuitsiooni, sinu nagu taotlusvõimet, luua omale see elu, mida sa oled alati tegelikult soovinud, mis on sinu päris, sinu sünniõigus, kellena sa sündisid siia. Ja läheme edasi 7. tšakrasse, meie pea kohal, mis on ühenduses meie kõrgema minaga. Ja kutsume lilla violetse energiakiire seda tšakrat võimendama. Tunneme, kuidas kõik energiatšakrad korraga võimenduvad ja universum saadab kiire iga selle energiakeskuse jaoks. Lubame endal seda tunda, lubame endal selles olla. Me oleme energia. Me oleme väekad. Meil on
vägi. Me loome iga oma mõttega, iga oma sõnaga, iga oma teoga. Me saame alati kutsuda toetust kõikidest dimensioonidest. Ja mida see nüüd loob? Ja ma jätan su nüüd siia. Võta seda energiat vastu nii kaua, kui soovid. Ja kui sa oled valmis, siis lihtsalt ankurda see endasse. Jää teadlikuks enda väest, enda valikust ja mine edasi sellest energiast. Aitäh! Kohtume järgmisel